Austatud daamid ja härrad, kallid külalised, meil on hea meel tervitada teid kõiki, kes te olete kogunenud siia kuninga palee ette, et tähistada tema majesteet belglaste kuninganna Matilde sünnipäeva. Eemalt on kuulda marsihelisid, mis annavad teada, et külalisi tuleb veelgi. Tähistatakse ka meile sõbralikus väikeriigis, mis on veidi suurem Belgiast, kuid kus elab 10 korda vähem rahvast kui meie riigis. Meil on au tervitada Eesti Vabariigi pealinna Tallinna 21. kooli direktorit härra Meelis Kondi. Härra Meelis Kond, meil on teile üks küsimus. Kas te saaksite tulla vastama? Härra Kond, miks on teie jaoks eriline Belgia kuningriik? Miks on eriline? Võib-olla sellepärast, et ühest kunstlikult loodud riigist on tänapäeval saanud siin õitsev ja kõigile tuntud riik. See võib-olla minu jaoks oluline. Aitäh! Aitäh teile! Tere tulemast maailmakuulsad kunstnikud Peeter Paul Rubens ja René Magritte. Austatud härrased, millest ammutate oma loominguks inspiratsiooni? Tervist! Mind inspireerib religioon, sest just usk on elu alus. Teate, mind inspireerib ikkagi täiesti tavaliste asjade mõistatuslikkus. Aitäh teile! Tere tulemast pidustustele, maestro Adolf Saks. Härra maestro Adolf Saks, olete kokku puutunud paljude muusikainstrumentidega. Miks leiutasite saksofoni? Ei, no mina tahtsin tuua uue pilli maailma, mis viib kokku puupilli ilusa kõla ja basspilli tugeva tämbi. Aitäh teile! Meil on au tervitada komissar Magre ja politseiuurijate asendamatu abiline härra Hercule Poirot. Härrased, milline on olnud teie kõige raskem juhtum? Mu sõber, mulle meenub ikka see mõõrm golfiväljakul, kus kõigil osalejatel on motiivid, alibid, loosse on segatud armastus ning lõpp võtab ootamatu pööre.
mina ütleks, et minu kõige keerulisem juhtum oli ikka see esimene juhtum, kus ma käisin Pariisis otsimas lätlast nimega Peeter. See oli väga ohtlik, sest et minu esimene juhtum ja ma kohe puutusin kokku Pariisi allmaailmaga. Aitäh! Tere tulemast tuntud ja armastatud filminäitleja Jean-Claude Van Damme. Kui peaksite terve ülejäänud elu vaatama vaid ühte filmi, kus olete mänginud, siis millisele valiksite ja miks? Ma arvan, et ma vaataksin läbi filmi nimega Veresport, sest sellest sai alguse minu karjäär. Aitäh! Meil on au tervitada maailmakuulsat kitarristi Francis Goyat. Härra Goya, kui peaksite kitarrimuusika abil kujutama nüüd Belgia vaatamisväärsust, näiteks atoomimit, siis kuidas see kõlaks? Teate, see on väga hea küsimus. Ma ei suudaks muusikasse panna vaid ühte vaatamisväärsust. Ma võiksin näiteks teile mängida loo oma kodulinnast, Liège'ist. Imeilus. Aitäh! Tere tulemast Smurfide külavanem. Kas Smurfi rahvas tahab astuda Euroopa Liitu või NATOsse? Aga kelle juurde Eesti kuulub? Eesti kuulub nii NATOsse kui ka Euroopa Liitu. Kui Eesti kuulub mõlemasse, siis meie kuulume ka mõlemasse. Aitäh! Väga õige! Austatud daamid ja härrad, palun tema majesteet belglaste kuningas Philipp ja tema majesteet belglaste kuninganna Matilde auks püsti tõusta.
Kõneleb Tallinna 21. kooli direktor härra Meelis Kons. Head uut aastat nii kroonitud peadele kui kroonimata koolipere liikmetele. Uue aasta algus 21. koolis on juba 39. aastat tähendanud kunsti- ja kultuurinädala toimumist ning nii alanud 2025. aastal läheme kõik koos 11. C-klassi eestvedamisel Belgiasse, Belgia Kuningriiki. Kindlasti peitub selles maas palju salapära, saame teha huvitavaid avastusi, sest üldine Belgia tundmine meil piirdub tavaliselt Brüsseliga, selle kosmopoliitse rahvusvahelise suurlinnaga. Täna siinjuures kõiki õpilasi, õpetajaid, lapsevanemaid ja toetajaid, kes on andnud endast parima ja ette valmistanud kunsti- ja kultuurinädala mitmekülgse programmi, kust meile kõigile midagi huvipakkuvat leida on. On hea meel ja au kuulutada Tallinna 21. kooli 39. kunsti- ja kultuurinädal avatuks. Saks hakkas oma instrumente valmistama juba varajases nooruses, 15-aastaselt. Pärast Brüsseli kuninglikust konservatooriumist lahkumist hakkas Saks aga eksperimenteerima uute pillikujundustega, arendades 1845. aastal välja ka saksofonide perekonna. Ta jätkas pillide valmistamist hiljemas elus ja juhatas Pariisi konservatooriumi uut saksofonikursust. Palume esinema maestro Adolf Saks. Meil on au teatada, et Tallinna 21. kooli perele on Brüsselist saabunud videotervitus. Kallid 21. kooli õpilased ja õpetajad, soovin teile suurepärast Belgia kunstinädalat. Käisin eelmisel nädalal ka ise koolis piilumas veel ettevalmistusi ja see on uskumatu, kui andekad te olete, kui ägedad asjad te olete teinud ja kui palju te annate tegelikult edasi seda, mis siin Belgias on. Kummitus, koridor,
kõik need maalid, rääkimata pissivast poisist, mille te olete suutnud teha, see on lihtsalt suurepärane, ma loodan, et te naudite seda ja vaatate ka neid asju kunagi päriselus, nii et see atoomium, mis teil on seal koridoris, seda te näete ka siin minu kabineti aknast. Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja Euroopa Komisjoni asepresident. Maailmakuulsale kitarristile Francis Kojale on omane meloodiline, tundeküllane ning päikseküllane stiil. Koja on andnud välja üle 40 albumi, mida on müüdud maailmas kokku 20 miljonit eksemplari. 2001. aastal andis Francis Koja välja Raimond Valgre muusikaga plaadi. Album oli üks müüdumaid Eestis ning selle litsentsid on müüdud kokku 8 välisriiki. 8. märtsil 2013. aastal andis Francis Koja kontserdi Tallinnas. Palun lavale Francis Koja. Keskaegsete gildide ajastusse, peamiselt Itaalias, Saksamaal, Šveitsis, Flandres ja Lõuna-Hollandis. Gildilippu või vimplid peeti puhtuse sümboliks ja seetõttu ei olnud lubatud, et see maapinda puudutaks. Lippude viskamisel on 2 peamist kategooriat, klassikaline ja akrobaatiline. Klassikalises lippude viskamises keerutatakse lippu vasakule ja paremale ümber keha, samal ajal seistes. Akrobaatilistes lippude viskamises kasutab viskaja mõlemat kätt, et liigutada lippu istuvas, lamamas või põlvitavas asendis. Belgias Asti linnas toimusid ka lippude viskamise maailmameistrivõistlused 2013. aastal. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant grand mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vide et bris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash en 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Ça plane pour moi, ça plane pour moi.
s'envoyer sur paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Sa place. Tema majesteet belglaste kuninganna Matilde. Meil on au paluda. Excellenties, dames en heren. Sta me toe om mijn oprechte dankbaarheid namens mijzelf en mijn man, koning Filip, voor deze prachtige dag en week te tonen dat jullie hebben gekozen om mijn verjaardag te vieren. Het brengt mijn man veel vreugde. Onze kinderen, prinses Elisabeth, prinses Eleanor, prins Gabriel en prins Emmanuel en ik verwelkomen jullie allemaal hier op het Koninklijk Paleis in Brussel. Dames en heren, het is met uitzonderlijk genoegen dat ik jullie groet als geëerde gasten, sommige van de meest vermaarde zonen en dochters van mijn thuisland, België. Ik ben met name blij dat mijn speciale dag wordt gevierd in het verre Estland. Estland is verre van onbekend voor ons. Koning Filip herinnert zich met genoegen zijn bezoek aan Estland in 2019. We zijn in het bijzonder blij met het verwelkomen van onze geëerde gast, de rector van de bekende Estse school, Tallinns 21ste school, meneer Meelis Kont. Tere tulemast, Brussels is ze. Dames en heren, deze dagen bieden vele mogelijkheden om Belgische folklore te verkennen, door een wereld van sprookjes, om te leren over Belgische geschiedenis, door levendige voorstellingen en om dieper in te gaan om de maatschappelijke problemen van de Europese Unie en de NAVO met de hulp van prominente politici. Ik nodig u uit om te genieten van de Belgische gerechten en om deel te nemen aan gerelateerde kunst- en onderwijsprogramma's. De middelbare schoolleerlingen van die Estse 21ste school. Ik kijk er naar uit om jullie te verwelkomen op 10 januari om 1 uur in het auditorium. Daar zal 1 jongeman en 1 jonge vrouw van iedere klas hun kennis op het spel zetten voor de hele hogeschool. Die apothese van mijn verjaardagsweek zal op vrijdagavond en carnaval zijn, compleet met pracht en praal en een prachtig optreden. Dames en heren, nogmaals, ik en mijn man zijn jullie allemaal zeer dankbaar. We wensen jullie een memorabele en leuke week. Meie lugupidamine. Belgia on üks riikidest, mis kuulus 1956. aastal Eurovisiooni lauluvõistluse osavõtjate algkoosseisu. Belgiast on pärit selle lauluvõistluse läbi aegade noorim osavõtja, kes tõi oma riigile ka ainsa esikoha. Peagi kuuletegi 1978. aastal teise koha saavutanud laulu L'amour ça fait chanter la vie, mida peetakse sageli üheks Belgia tugevaimaks looks ja võidulaulu Jamie la vie.
le temps, le creux, de crayons de couleur, pour dessiner le monde. L'amour, on devient musicien, de vrais petits Chopin, bien qu'on trouve une blonde. L'amour, c'est tellement fantastique. Ça met le bonheur en musique. Ça rit de toute sa symphonie. L'amour, ça fait changer la vie. L'amour, c'est tellement fantastique. Un rêve fabuleux qui nous change un visage. L'amour, sans autant d'excès, pour monter dans les cieux, jusqu'au 7e étage. L'amour, c'est tellement fantastique. Ça met le bonheur en musique. Ça rit de toute sa symphonie. L'amour, ça fait changer la vie. La vie. Je m'emportais chez le cafard, je m'emportais pour racine pour univers. C'est la vie, la vie. Mais dès que t'aimes, dès que tu souris, mes ouïes sont dans l'idée. Y'a plus de problèmes dans mon sang, ma vie redémarre. J'aime la vie, même si c'est tout la vie. J'aime la vie. J'aime la vie, ne m'en voyez pas, je suis née comme ça. J'aime la vie. Tant pis si pleure un peu sur moi. J'aime la vie, même si c'est une vie. J'aime la vie. J'aime la vie, ne m'en voyez pas, je suis née comme ça. J'aime la vie, même si c'est une folie. J'aime la vie, bravo pour le défi. Pour les jours qui n'y vont pas, j'écris-moi. Je compte sur toi. J'aime la vie. Oh, et tant pis.
Belgia traditsioonilistes karnevalidelt ei puudu kunagi rahvatantsud. Rahvatants on välja kujunenud seoses rituaalsete toimingutega. Rahvatantsudes domineerib rahvapärimus uuenduse üle, kuigi rahvatantsud muutuvad ajas nagu kõik teisedki rahvaloomingu liigid. Siiski on ka hulk seltskonnatantse saanud mõjutusi rahvatantsust või isegi pärinevad neist otseselt. Folkloriseerumise käigus on paljud seltskonnatantsud muutunud aja jooksul rahvatantsudeks. Kallid külalised, meil oli suur au olla tema majesteedi belglaste kuningas Philipp ja tema majesteedi kuninganna Matilde osavõtul sünnipäevapidustuste avamisel. Soovime kõigile meeldejäävat nädalat. Palun püsti tõusta. Pidustustel osalema. Iga päev on täis põnevaid üritusi ja toredaid ettevõtmisi. Kohtume Brüsselis!
Thank you.